Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist, stuudios on Heinar Laigna. Täna arutleme pisut sümboolikast. Sümboolika on väga põhjalik teadus, väga mahukas ja loomulikult, et me mingis pisikeses raadiosaates saame ainult juhtida tähelepanu sellele, et see valdkond elust on sama professionaalne ja tegelikke õigeid teadmisi vajav kui iga muu eluvaldkond. Seega ei kavatseme sugugi täna siin kogu sümboolika teadusest loengut pidada, vaid juhtida tähelepanu teatud asjadele. Kuna viimasel ajal on Eestis olnud hüsteeriasse lähenevaid suhtumisi sümboolikasse ja päris tõelist hüsteeriat sümbolite üle, siis ei ole ülearune meie väikese arutelu alguses väike üleskutse teha raadiokuulajale kasutada kuulamisel alati eranditult mõistust ja üksikutest sõnadest mitte lasta ennast haarata ei kujutlusvõimel ega emotsioonidel, vaid kasutada seda imelist andi, mis inimesele antud on ja mille nimeks mõistus on ja mida me kõik veendunult arvame, et meil on küllalt ja isegi ülearu. Sümbolid on siis väga olulised, sest sümbolites väljenduvad väed ja jõud. Nõukogude ajal anti kaasa iga aasta ajalehega kalender. Ja ühe kalendri peal olid siis ilusti kõik ühesuunaliselt rongid liikusid ja viljapead. Ja kuidagimoodi hakkas rahvas sealt välja lugema, et viljapead ja rong ja et kõik see on suunaga ida poole ja kõik veetakse Venemaale välja. Ja selle kalendri puhul iga väiksemagi märgi ümber rahvas oma vaimukuses ja teravmeelsuses luuletas kokku igasuguseid asju. Ja tulemus oli see, et see kalender osaliselt keelati ära ja inimeste kodudes need kalendrid tavaliselt olid seina peal edasi, aga ääred olid kokku keeratud ja kinni keeratud. Nii et eestlane oma toredas sõnakuulelikkus ja korrektsuses muidugi siis tegi mida kästi, et niisugune paha kalender ei tohi olla. Teine asi, mida kohutavalt kardeti nõukogude ajal, see oli sinimustvalge. Mina tean väga paljusid inimesi, kes ei teadnudki ja 72. aastal noored inimesed küsisid minu käest, et kuulge, et kas see on ikka õige, et kunagi on olnud Eesti riik ja isegi oma lipp ja üks teadis isegi, et kas ikka oli sinimustvalge. Kummaline oli selliseid küsimusi kuulda, sest see näitab, et nendes kodudes mitte midagi lastele ei räägitud. Aga sinimustvalget kardeti nii meeletult, et kui mingi ajalehe kujundusel oli ükskord kasutatud sinist värvi triipude tegemiseks ja siis keegi avastas, et valge paber, must trükk ja sinine triip ja läks paanika lahti. Ja peale seda siis muidugi lehe peatoimetaja iga ajalehe ilmumisel seisis väriseva südame ja kätega seal konveieri ääres või kus need lehed tulevad ja siis vaatas, kas kuskil ei ole midagi niisugust, millest saab kinni hakata. Nii et mis siis toimus? Toimus hüsteeria ja tähelepanu juhtimine spetsiaalselt asjadele ja mida sellega saavutati. Sellega ei saavutatud mitte midagi muud kui täpselt vastupidist soovitule, sest pill puhuti lõhki. Ja selle tulemusel levis siis teadmine sinimustvalgest lipuvärvist ka nendele inimestele, kelle korralikud vanemad olid jätnud kodus rääkimata. Nii et nali naljaks, aga igasugune pilli lõhki puhumine ja üle pingutamine saavutab vastupidised eesmärgid. Nüüd üldiselt, missugused on
avalikus elus nähtavad märgid. No tänapäeval on tänavad täis reklaame ja need on need märgid, mis meid ümbritsevad ja mõjutavad. Reklaamid, mis kasutavad sümboleid, teavad ka seda, et teatud sümbolitega saab otseselt ja vahetult minna ja mõjutada inimese alateadvust, mis ongi kõige olulisem. Näiteks keskaja kultuuris avalikus elus oli palju surmasümboleid. Memento mori, tuleta meelde surma, kasuta aega. Tänapäeva ühiskonnas avalikus elus surmasümboleid ei ole, aga väga palju on loomulikult seksisümboleid ja reklaamitakse kõikvõimalikke asju tingimata poolpaljaste naistega. Ja samal ajal, mis on kummaline teisipidi, kui keskaja ühiskonnas selle tõttu, et surmasümbolid olid, siis inimesed tajudes surma panid sellele vasta sigivuse, lapsed, suured perekonnad, siis nendes ühiskondades oli seks tegelikult tabu ja surmasümbolid lubatud. Tänapäeval on vastupidi. Prantslane medievist Arié juhib sellele tähelepanu ka, et kui on surmasümbolid, siis on seks keelu all, kui on seksisümbolid, on surmasümbolid keelu all. Aga toiming on vastupidiselt. Surmasümbol teenib elu ja seksisümbol, nagu näha, teenib surma. Aga läheme oma teemaga edasi. Selleks, et mõista täpsemalt, millega on tegemist, loen ette ühe lõigu Maia raamatust Ruunid, mis need on. Uuel aastatuhandel on inimkond jõudnud piirile, kus meie ees seisab tähtis valik. Vaatamata materialistliku teaduse suurtele saavutustele ja kaasaegse tehnika imedele seisab maailm suure kriisi lävel. Võime valida oma edasiseks arenguteeks vaimse pankrotistumise ja mandumise, mis võib kujuneda isegi hiiglaslikuks kaoseks, hävitada inimkonna ja tühjendada maa kõigest elavast. Aga me võime ka laiendada oma teadmiste piire, tõustes paljumõõtmelise tegelikkuse mõistmise kõrgemale tasemele ja astuda uude inimkonna kuldsesse ajastusse. Kaasaegne füüsika väidab, et universumi põhisubstants asub aatomi sees, kus aine ja energia on üks ja sama. Nende mõlema aine ja energia põhiühik on kvant, mis on nii energiaimpulsile kui ka elementaarosakesele eelnev nähtamatu signaal või fluktuatsioon. Just sellel peentasemel on suurim energeetiline potentsiaal ja siit saavad alguse ka ruunisümbolid. Ruunid ei ole inimmõistuse loodud, kuigi neid võib mõistuse abil manipuleerides ära kasutada. Need pole tavalised sümbolid. Iga ruunimärk on niisuguse potentsiaalse energia kandja, mis eelneb kas materiaalse või vaimse olemasolu mingile avaldumisvormile. See on looduses ja meis endis oleva algse aktiivsuse avaldumise võimaluse hoidja. Kui see võimalus üles leida, siis loob ta liikumise. Ruunid tähistavad meis endis ja kogu looduses olevate potentsiaalide võimalikke liikumisi ja muutumisi. Need on jõud, mis teevad võimalikuks igasuguse tegevuse. Loodus pole ese ega hingetu objekt, vaid protsess, mis aitab millegi nähtamatutel vaimsetel avaldumistel üle minna füüsilisteks. See on vaimu eneseväljendamise vorm, mis võimaldab vaimul täiustuda ja areneda. Selle mõistmine aitab meil tundma õppida elu mõtet, soovi areneda ja jätkuda, luua uut. Inimelu põhieesmärk on luua iseenese olemuses vaimset. Kõige tavalisem taastootmise akt õpetab meile seda. Järeltulijad luuakse, lastes seemnel liituda substraadiga. Niisuguse ühinemise tulemus on vili, aga ka vastsündinud loom või inimlaps. Ruunid on kosmilise keele tähed, mis võimaldavad meil kontakteeruda kõiksuse ja meie enda sisemise teadlikkusega, sest suured loodusseadused, mis valitsevad kõiksuses, toimivad samamoodi ka meie endi sees.
olemine ja olemasolemine. Ja nüüd tuleme ühe hiljutise sündmuse juurde, mida võiks võtta naeruväärsena ja lihtsalt naerda, aga asi on naljast kaugel. Siin on tegemist kahe teguriga, kõigepealt muidugi rumalusega ja teiselt poolt mingi kummalise hirmuga. Küsimus on nimelt selles paanikas, mis siin tekkis Haakristi ümber, kui ühel Kaitseliidu tütarlapsel oli kõrvas pisikene väike kõrvaehe Haakristi kujuline, mis siis põhjustas niisuguse meeletu hüsteeria. Igal ajastul on olnud vähemalt Euroopa kultuuris on olnud nõiaprotsessid ja on olnud teatud ühiskondlikud hirmud. Kui vaadata 13. sajandil Euroopa kultuuris sündinud hirmu, niisugust psüühilist seisundit, mis haaras põhiliselt suuri rahvahulki, rahvamasse. Nende rahvahulkade hüsteeriast ja hirmudest ju sündis hiljem inkvisitsioon. Võimud, valitsevad ringkonnad, nagu me ütleme, kiriku juhtkond, riigis olev juhtkond, ei võtnud seda tõsiselt alguses, kuid altpoolt tulev surve oli niivõrd tugev, et see ühiskondlik hüsteeria formeerus lõpuks inkvisitsiooni näol, mida me tagantjärgi ajaloos väga rängalt ja raskelt hukka mõistame. Kuid ometigi see oli ju nii-öelda rahvaliikumine ja rahva hinges sündinud hüsteeria. Igal ajastul on oma hirmud ja oma hüsteeria vormid. Igal ajastul on oma dissidendid ja oma ketserid. Ja nii on ka praegu. Ei maksa arvata, et meie reklaamitud ja nii suunurgad vahtus me väsimatult räägime demokraatiast, sõnavabadusest ja seal samas on ka selles ühiskonnas siin tänapäeva Euroopas oma kindlad hüsteeriad, hirmud ja samuti nõiajaht. See saab alati nii olema, sest alati on olemas valitsev ideoloogia, isegi siis, kui ta nimetab ennast üldse mitte ideoloogiaks. Ja ametlikult meil ju kehtivat ühte ideoloogiat ei ole, tegelikult on. Mis siis toimus selle Haakristi ümber? Kuna Haakrist, nagu me nüüd tänu sellele hüsteeriale teame, on nii arvatakse oma 100 000 aastat tuntud ja leitud. See on ka Eestis või Soome õhujõududes ja see on vana ürgvene rahvuslik märk enne ristiusku ja mina olen leidnud isegi Haakristi sünagoogide sümboolikas. Nii et see on ääretult laialt levinud märk. Milles siis õieti on asi, milles on see hüsteeria põhjus? Kõigepealt sellest hüsteeriast natukene. Kui niisugune hüsteeria tekib, siis peab olema siin midagi taga. Selge on see, et kui sääsk lendab, siis keegi ei lähe hüsteeriasse, ta võib olla tüütu, aga ta pole ohtlik. Esimene küsimus on, mis hirmus vägi selles märgis siis on? Sest kui natsid võtsid selle kasutusse, siis kindlasti sooviga selles märgis sisalduv vägi kasutada enda huvides ära. Ja see toimiski. Ja me sellest õige kohe ka räägime, kuidas ainult vastupidi nende poolt soovitule. Hiljuti lugesime, siin lehtedest käis läbi teade, et Belgias on ära keelatud jalgpallisärgid, kuhu on peale kirjutatud arv 18 või 88. Väga huvitav, kuhu me oleme jõudnud. Me hakkame nüüd siis juba numbreid keelama. Ja miks? Kuna üks pidi olema tähestiku esimene täht A ja 8 on hash-täht, siis järelikult 18 võib tähendada Adolf Hitler. Ja 88, kuna on 2 hashi, võib see tähendada Heil Hitler. Mis siis nüüd teha? Kas need arvud kõrvaldada üldse käibelt? Võib-olla tuleks kõrvaldada ka tähestikust teatud tähed ja mida peavad tegema need inimesed, kelle sünniajas on arv 1 või 8 või mida peavad tegema 18-aastased inimesed.
See on pilast kaugel see asi, kui arve hakatakse keelama, siis tuleks ka tähed keelata. Eestis oli ju veel üks hüsteeria, mis pikka aega kestis ja kohtuprotsessid läbis ja igasugused sümboolika ja semiootika kontrollid, see oli K-täht ja see kohukese kohu, mis siin oli, kas K-täht on ikka Keskerakonna reklaam või mitte. Mina tegin ettepaneku K-täht tähestikust kõrvaldada ja oleks sellega asi korras. Nii et me näeme, et niisugused lapsikud hüsteeriad, nad on niivõrd nõmedad, aga kui see hüsteeria üles puhutakse täie tõsidusega ja riigiasutused tegelevad sellega ja täidetakse pabereid ja kaustu ja akte ja uuritakse ja puuritakse ja pool aastat ja kujutage ette kümneid inimesi, kes saavad palka selle eest, et selliste asjadega tegeleda. Mis see siis on? Tõepoolest, õpetlasena võib selle üle naerda, aga riigikodanikuna teeb tõsiseks, sest sellest peituvad väga sünged ohud jätkuvaks nõiajahiks. Mida peavad tegema inimesed, kelle nime tähtede sees on A ja H täht, aga siis tuleks juba kõik need tähed, millest koosneb Adolf Hitleri nimi, need tuleks kõik järjest keelu alla panna. Ja miks sellega piirduda? Teatavasti oli Hitler taimtoitlane ja tema lemmiktoit oli lillkapsas ja hoiku, mida ma näen, turul müüakse lillkapsast. No see tuleks kindlasti ära keelata, sest äkki keegi lillkapsast ostes ja süües mõtleb ei tea mida. Nii et nali naljaks, aga mina siin keskaja kultuuri uurijana, kes on uurinud huviga, milles oli see keskaegse hüsteeria põhjus, näen täpselt analoogiat selle vahel, mis toimub tänapäeva Euroopa ühiskonnas ja mis on üldiselt omane inimpsüühikale ja kõikidele aegadele. Ainult mis on ketserlus, see on erinev. Näitena võib tuua ainult selle, et need inimesed, kes olid pahuksis nõukogude korraga, ütleme dissidendid õrnemal või tugevamal kujul, ole sa lahke, nad on pahuksis ka Eesti Vabariigiga. Ja nende seisund Eesti Vabariigis on täpselt samasugune nagu nõukogude ajal. Nii et see märk on ise näide sellest, et mis puudutab kas siis konformismi või non-konformismi, et need reeglid kehtivad kõikide ühiskondade jaoks. Ja ühiskonda, mis oleks vaba täiesti niisugusest ideoloogilisest jälgimisest ja survest vast ei olegi olemas. Ja ega ükski ühiskond ka ei püsi ilma, sest igal ühiskonnal peavad olema püsimiseks teatud kokkuleppelised kindlad alused, milledes kahtlemine on loomulikult nii või teisiti mingil kujul selles ühiskonnas juba ketserlus ja kuritegu. Ja kui me oleme jõudnud siis Euroopas, mis reklaamib välja demokraatiat ja sõnavabadust, et teatud ajaloofaktides kahtlemine on kriminaliseeritud, siis on sellega nii-öelda tehtud uks lahti ja on võimalik kriminaliseerida mida tahes. Nii et need on väga ohtlikud tendentsid ja näitavad, et me võime muuta silte ja nimesid, kuid sisuliselt ja olemuslikult need protsessid ja inimpsüühika ajaloos on ja jäävad nendeks samadeks. Mis selle kohutava haakristiga siis lahti on? Siin on jälle sama asi, et lihtsalt on teadmiste puudus. Tänu selle hüsteeriale muidugi see teadmine on tugevalt kasvanud ühiskonnas ja kui tõepoolest enne seda haakristi hüsteeriat Eestis väga suur osa inimesi lihtsustatult arvas, et selle märgi mõtleski Hitler välja, siis nüüd teab vist igaüks, et see on väga vana ja ürgne märk ja leidis lihtsalt ainult nii-öelda kuritahtlikku ja vale kasutamist ajaloos teatud jõudude poolt. Hitler seostas haakristiga rahvuslike ideaalide taassündi Saksamaal. Sellest sai hiljem 20. sajandi üks kardetum märk. Algselt oli see iidse elu ja valguse märgi peegelpilt, mille harud asetsesid päripäeva, tähistades nii maa liikumist ümber päikese ja aasta jaotumist 4 aastaajaks. Märk sümboliseerib spiraalset liikumist ülespoole ja laienemist väljapoole, mis tähendab orgaanilist kasvamist ja arenemist.
Natsid muutsid selle iseenda vastandiks, pannes 2 siigruuni, S-ruuni märki risti üksteise peale. Nii sümboliseeris see aga energia võtmist elu ja valguse allikast. Niisugune märk tähistas liikumist vastupäeva, viidates arengu tagasipööramisele ja orgaaniliste protsesside hävitamisele. Kui aktiviseeritakse mingi positiivne jõupotentsiaal, aga selle loomulik voolamine pööratakse välise jõu rakendamise abil vastassuunas, tekib ebastabiilsus. Energiavool muutub turbulentseks ja vabanevad negatiivsed kaose jõud. Sõna haakrist tuleb 2 sanskriti-keelsest sõnatüvest, mis koos tähendavad heaolu. Seepärast on haakristi sageli kasutatud amulettidel, talismanidel, eelkristlikust ajast pärinevatel mosaiikidel ja vanadel müntidel. Ka Põhjala vanaviikingi sümboolika on täis õigetpidi haakriste. Sanskriti keeles tehakse vahet siis 2 nimetuse vahel on svastika ja svastiasta. Ja nendel on täiesti vastupidine mõju. Nii et ühtepidi haakrist musta värvi on natside oma. Kui lähtuda rangelt siis sümbolite tähendusest, siis teisipidi haaradega ei ole natsi haakrist ja kannab positiivset elujõudu. Ja kui see teha veel teist värvi kui must, siis ei tohiks ka ükski semiootika mingisugune komitee leida selles midagi hirmsat. Haakrist koosneb 8 joonest. 8 on oma olemuselt lõpmatuse sümbol, mis räägib energia muutumisest aineks ja aine muutumisest energiaks. Nii ilmutub ilmutamatu ja võib ka jälle tagasi varjatud vormi pöörduda. Elu ja surm, yang ja ying on üksteist täiendavad vastandis, mis loovad ühtse terviku. Hiidse päikese märgina sümboliseeris haakrist eluratast. Peegelpildina muutus see iseenda vastandiks, surma, purustamise ja kaose sümboliks. Võib-olla polnudki natsidel algul niisuguseid kavatsusi, aga kui sellest sümbolist sai nende partei embleem, hakkasid just need protsessid toimima. Nii oli natsiriigi saatus nende ende sümboliga pärast selle loomist juba ette määratud. Seega kõige võimsamaks sümboliks mustale haakristile, mis tähendab hävingut ja kaost ja mille haarad on vastapäeva, kõige võimsam märk, mis selle märgi tühjaks teeb, on päripäeva harudega teist värvi haakrist. Nii et nii oleks tegelikult sümbolitest lähtuv see jõudude vahekord. Ja nüüd, kui oli juttu siis ka, et 5 nurk tuleb ära keelata ka ainult punast värvi, siis osati kohe vahet teha, sest USA sümboliks on valge 5 nurk ja Euroopa Liidu lipu peal on 12 tähte. Mida need 12 5 nurka sümboliseerivad Euroopa Liidul? See on väga iidne ja vana ja väga kindel sümbol. See sümboliseerib 12 Iisraeli suguharu. Ja kummalisel kombel ei taheta Euroopa Liidu lipule tähtede arvu suurendada vaatamata sellele, et riikide arv on suurenenud. Nii et ka siin on nende sümbolitele üht-teist mõelda. Olemine ja olemasolemine. Nüüd veel sümbolitest. Näiteks peaingel Miikali sümbol on keskel suurem täpp ja ümberringi 6 täppi, see on siis 6 inglit peaingli ümber. Niisuke märk tehti ka näiteks Itaalias mõõkade peale. Või võtame kogu kunstiajaloo. Kuidas on võimalik mõista kunstiajaloos 1000 aastaid, kus kogu kunst on religioosne ja täis religioosset sümboolikat. Ilma sümboolikat tundmata on see võimatu. Kujutage ette, et te näete keskaja kunstis või seal karolingide aegses miniatuuris või kus tahes kujutatud inimest, lõvi, härga ja kotkast. Siis ma olen lugenud nõukogude ajal sellist seletust, kuidas kirik käskis kunstnikul teha küll usulist kunsti, aga kunstnik sellest hoolimata tegi ikka looduslähedasi motiive, mida ta oma ümbrusest laenas. Muidugi see on naeruväärne seletus. 4 evangelistil Matteusel
on sümboliks inimene, Markusel lõvi, Luuka evangeeliumit sümboliseerib härg, Johannese evangeeliumit kotkas. Nii et need on evangelistide sümbolid. Ja tähendus on see, et Matteuse evangeelium vaatleb Kristust kui inimest, Markus kui lõvist, kes on murdnud surma ja kõik inimest aheldavad ahelad, Luukast härg, Luukase härg sümboliseerib ohvrit ja Johannese kotkas tähendab kotkana taevasse ülendatud. Nii et me ei mõista kunsti mitmel 1000 aastal tundmata sümboolikat. Või võtame näiteks keskaja tahvelmaalidel sageli esinev motiil liilia. Liilia sümboliseerib Neitsi Maarjat. Võtame kiriku arhitektuuri, meil omal siin Eestis. Me näeme, et kapiteelidel on kujutatud näiteks nagu padisel ahvi, jänest. Mis see siis on? Kas jälle loomaarmastus? Ei. Ahv ja jänes sümboliseerisid erinevaid inimese nõrkusi. Võtame Hieronymus Bushi maalid. Võimsad, sugestiivsed maalid võimsa informatsiooniga. Ilma sümboolikat mõistmata ei saa me sellest midagi aru. Tarkuse raamat kinni peas, see tähendab rumalust. Trehter tagurpidi peas, võhiklikkus. Nii et iga sümbol midagi tähistab. Kui raamat on lahti tehtud ja asetatud pähe tekst vasta pea lage, tähendab see tarkust, aga see tähendab ka tarkuse omandamise võimet. Nii et maalid on täis sümboolikat. Teinekord on nad maalitud nagu nii kõrvalisse nurka täiesti nagu muus eas ja ometi annavad nad kogu maalile mõtte. Nii et kui me tahame mõista kultuuri, arhitektuuri, kunsti, siis sümboolika tundmine on vältimatu ja hädavajalik. Või võtame näiteks tänapäeva elust veel mõningad näited. $1 peal. Omades harjumust kõike lugeda tähelepanelikult, võtsin kunagi nõela ja suurendusklaasi ja hakkasin lugema $1 peal ja avastasin, et huvitav. Kotkal on 13 sabasulge, 13 tiivasulge, 13 tähte, arv 13 kordub igal pool. See ei saa olla juhuslik. Ja kõik muud sümbolid, mis siis $1 rahatähe peal on, sellest on olnud ka meil siin kunagi Ekspressis juttu, nii et eks inimesed uurigu ise ja võib ainult soovitada olla tähelepanelik kõige selle ümber, mis meid ümbritseb. Ja siis me hakkame nägema, et ei ole sugugi juhuslik, vaid et kogu see sümbolite maailm, mis meie ümber on, need ei ole juhuslikud sümbolid. Olles kursis küllaltki nii palju informatsiooni sõjameetoditega. Ma tean, et väga paljudes riikides on olemas psühholoogilise sõja uurimise keskused. Seal töötatakse välja, sellega tegeleb ka reklaam. Reklaami ülesanne on ju mõjutada inimese alateadvust, sest et selge mõistus ei lähe kaasa ühegi niisuguse trendi ja ostmishüsteeria ja maaniaga. See, kuidas manipuleeritakse inimese alateadvust, toimub väga võimsalt sümbolite kaudu, kujundite kaudu. Need mõjuvad inimesele vahetult ja nad tavaliselt ei läbi mõistuse kontrolli filtrit. See on nii-öelda löök kõhtu rusikaga, kui sa ei oska ennast hoida ja ei tee kõhtu kõvaks. Nii et peab oskama näha, kuidas meie ümbritsev maailm on täis nimelt kõiki neid sümboleid, mis peavad meid täiesti kindlas suunas kujundama ja mõjutama. See, mida inimene näeb, need kujundid, need on niivõrd olulised, need on niivõrd tähtsad. Ja see on ka kasvatuses niivõrd oluline osa, et me võime kujundada lapse pulgavoodis juba terveks eluks kindlalt, kui me lihtsalt riputame talle sinna pulgavoodi ääre peale või nööriga riputame tema kohale neid sümboleid, mis sümboliseerivad neid jõude ja neid väärtusi, nii esteetilisi kui moraalseid, ja need hakkavad mõjutama last iseenesest. See pilt, mida ta näeb, määrab nii-öelda tema elu. Seega ei ole sugugi ükskõik, mida me vaatame, mida me näeme, mis on meie silmade ees. Monumentaalkunst on kõige sotsiaalsem. Monumentaalkunst on see, mida inimene näeb iga päev
nii, et ta ei lähe seda spetsiaalselt vaatama. Kui küsida inimeste käest, kes läbivad võib-olla iga päev 1 või 2 korda Vanaturu kaela kesklinnas, Viru tänava otsas, ja küsida, missugune näeb välja piiskopi maja, siis enamus inimesi vaatavad teile väga nii abitu näoga otsa, ja kui sa ütled, et see on see maja, mis Viru tänava poolt tulles kohe vasakut kätt otse paistab, et mis te sellest mäletate, siis nad ei tea sellest mitte midagi. Nad ei ole kunagi seisatanud, et seda uurida, missugused on seal seinamaalingud üleval, missugused sümbolid, või Raekoja seina peal on seal evangelistide ja apostlite pildid maalitud. Kui palju Tallinna elanikke on, kes iga päev siin liiguvad, tunneksid meie vanalinnas olevaid keskaegseid sümboleid ja teaksid, mida need tähendavad. Tavaliselt nad ei tea, nad pole uurinudki neid. Kui juhtida tähelepanu, siis ta ütleb, jah, ma olen nagu märganud küll, et siin midagi on. Aga tegelikult nad ometi pidevalt mõjutavad, sest ka siis, kui inimene teadlikult ei vaata, ometi tema pilk haarab selle ära, võtab vasta ja salvestab selle. Tema alateadvuses on need asjad kõik olemas. Seetõttu vanalinnas liikuv inimene ka täiesti iseenda teadmata kujuneb vanalinna järele. Ja inimene, kes elab Lasnamäel ja näeb enda ümber ainult Lasnamäe linna, sellest tuleb lasnamäelane kõigi nende muude nähtustega, mis sellega kaasnevad. Nii et monumentaalkunst, mida ei pea minema spetsiaalselt vaatama kunstigaleriisse või Kumusse või see on see, mis mõjutab igal pool vahetumalt inimest. Seetõttu on ääretult oluline rahva psüühilise tervise huvides niisugune kontrollkomisjon, mina kujutan ette, kui ma oleks diktaator, siis Tallinna linna ei tohiks ehitada ühtegi maja, mille arhitektuur on destruktiivne, mis hakkab mõjutama inimest hoopis teisiti ja loob ebakindlat, ebastabiilset psüühikat. Näiteks see Võllasega pank, mis Tallinna linna kohale on kergitatud ja kõik muud need jubedused, mis vana Tallinna silueti on ära rikkunud. Nii et me võiksime hakatagi oma saadet sellega lõpetama, et kasvatage tähelepanu, õppige nägema peeneid detaile. Üks niidiots võib olla sümbol, millest hargneb terve lõngakera ja mis tahes. Näiteks luurajate koolis õpetatakse inimestel tähelepanuvõimet, et näha väga pisikesi märke, mille taga on tegelikult tohutu informatsioon, suur informatsioon, mis alati viitab millegile. Ja nüüd, kui veel viitamisest nii naljalugu lõppu rääkida, kui Belgias tahetakse arv 8 ära keelata, kuna see on hash-täht ja Hitleri nimi algab hash-tähega, siis tuleks ära keelata ka arv 7, sest 7 viitab juba 8-le, on nii. Ma muidugi pilan, täie tõsidusega pilan. Ja kas see asi muud vääribki kui ühte pila? Kas tõesti pole ühiskonnas tähtsamaid ja targemaid küsimusi? Aga mis tegelikult toimub? Toimub see, et kui pill puhutakse lõhki, siis saavutatakse vastupidine eesmärk. Ja milles see seisneb? Kuni selleni Belgias keelamiseni tähendas arv 18 minule arvu 18. Minu paadimootori peal on arv 18, 18 hobujõudu. Nüüd, kui ma paadimootorit vaatan, tahad või ei taha, tuleb sulle meelde Adolf Hitler. Kogu mootor rikuti mulle ära, ma pean uue mootori ostma. Ühesõnaga, sulle surutakse vägisi peale seda ideoloogiat, millest sa arvad, et see ei sega sind. Ja seega see pilli lõhki puhumine saavutab alati vastupidise tulemuse ja vahel isegi jääb mulje, et see on väga osav natsipropaganda. See on üks meetod, millega saab sundida inimest igal pool tonti nägema. Sa ei saa enam lahti sellest, eks. Ma ei taha arvude taga näha mingeid poliitilisi jõude. See on matemaatiline arv, see on number, eks. Nagu ma nüüd iga päev naeran, kui ma oma mootorit näen, et nagu kummitab, eks. Miks? Las olla 18 hobujõudu. Nii et see on väga niisugune mitte tark tegu pilli lõhki puhuda, mis sisuliselt ülepingutuse läbi muutub hoopis
vastapropagandast sisuliselt propagandaks. Ja see peaks olema ju niivõrd lihtsalt selge, et kogu selle hüsteeria kohta võiks ainult rahulikult öelda, lõpetage natsipropaganda. Nii, ja veel kord siis kordan, mis alguses mõistust, külma mõistust pluss teadmine. Tänan tähelepanu eest, kaasa mõtlemast, stuudios oli Einar Laigna. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.